Eile Jõhvis toimunud esimesel volikogu istungil valiti taas volikogu esimeheks Niina Neglasson, kelle poolt hääletas 12 volikogu liiget. Teise kandidaadina esitatud Eduard East poolt hääletas 8 rahvasaadikut. Hetkel moodustub Jõhvi koalitsioon 2 valimisliidust Jõhvi meie kodu, milles on 7 liiget, ja Jõhvi Eest, mis on volikogus esindatud 6 liikmega. Kokku peaks koalitsioonis olema 13, hääletamine aga näitas, et 1 volikogu liige on end taandunud opositsiooni, jättes oma nimekirja saadiku eest hääletamata. Eks on ju igaühe valik, kas hääletada või mitte. Kuidas hindab olukorda värskelt valitud volikogu esimees Niina Neglasson? Eks nõrku lülisid otsitakse alati ja see on opositsiooni töö neid leida. Me olime sellega arvestanud ja sellise variandi peale mõelnud. Ja ma arvan, et see 12-8, no muidugi 13-8 oleks normaalsem töötada, aga 12-9 ei ole mingit probleemi. Ja ma tean, et nendest 5, kes on Jõhvi Eest jäänud, nendest mitte keegi mitte kuskile ei lähe, ei ole võimalik hirmutada, ära osta, ma ei tea, mida veel teha. Traditsiooniliselt viiakse läbi volikogu istungeid iga kuu 3. nädala neljapäeviti. Kuna vallavolikogus on esindatud Riigikogu liige, kelle tööaeg kattub kõrgema võimuesindajate istungitega Riigikogus, ei näe volikogu esimees põhjust istungite aja muutmiseks. Eks see Martini probleem, aga meie ei hakka siis nüüd volikogu põhimäärust muutma. Et meie põhimääruses on kirjas, et see toimub üldjuhul kuu 3. neljapäeval. Loomulikult on aegu muudetud ja seda muudetud objektiivsetel põhjustel, miks me tegime ka oktoobrikuu volikogu varem, see oli arengukava pärast ja kindlasti neid momente võib tulla, kui me neid aegu natukene nihutame, aga otseselt kellegi jaoks me nüüd settima küll ei hakka.